Tervist! Serviti taas teie ees ja täna räägime natukene pikematest plaanidest, vaatamata sellele, et kõik räägivad oma nendest asjadest, kuidas moodi täna veel toime tulla, sellepärast, et ma kujutan ette, et väga paljudel ei ole kerge ja see on veel, niimoodi tagasihoidlikult öelda. Tere tulemast, Henri Sepp! Tere! Kes on kunagi jälginud Tallinna televisioonist, meil oli saade, siis Henri Sepp oli seal meil korduvalt külas. Henri Sepp on koostanud kunagi politsei jaoks ka sellise metoodika majanduskuritegude vastu võitlemise või nende avastamiseks. Ja see oli käsiraamat, ma olin seal kaastoimetaja. Meid oli kokku 3. Ja üks niisugune suuremaid asju, millega sa kunagi tegelesid, kui sa veel politseis olid, oli üli palju räägitud $10 miljoni, ütleme kadumine. Tõsi. Mis peaaegu et ei jõudnudki lõpuks mitte kuskile, kuigi hakkas jõudma, siis kadus riigipoolne huvi nagu ära või? Jah, ühest küljest ta siiski kuhugi jõudis, et ta käis lausa Riigikohtus ära ja Riigikohus leidis ikkagi, et ühes kuriteos on täiesti tegevus tuvastatav ja süüdlane ka selge. Nii et see jutt, et igal pool on siin vallas õigeks mõistetud, ei pea paika. See ei pea, et Riigikohtu lahendid on kõik avalikud, et igaüks võib selle lahendi välja võtta ja vaadata, et audiitoritele andmete mitte esitamine. Riigikohus leidis, et see kuritegu on toime pandud. Ja lõpule viidud. Lõpule viidud ja uurimisega ka tuvastati, kes on selles süüdi, et kelleks sai olla ainult asutuse tippjuht, Eesti Panga president olla. Ja siis toimus midagi seletamatut. Esimese astme kohus muutis ära Riigikohtu otsuse. Jah, pigem niipidi, et seaduse järgi madalama astme kohus peab Riigikohtu lahendiga arvestama kindlasti. Ta ei saa sellest mööda vaadata. Aga tol ajal juhtus nii, et esimese astme kohus vaatas sellest Riigikohtu lahendist täiesti mööda, pani silmad kinni, tegi näo, et sellist asja pole olemas. Ja pärast seda ka prokuratuur ei tahtnud edasi kaevata ilmselgelt ebaseaduslikku esimese astme kohtu otsust ja nii edasi. Ja nii see kõik lõpuks sumbus. Aga 10 miljoni eest ehitatud, osa 10 miljonit, Villa Paradiso Itaalias pidi täiesti töötama. Jah, on, et ma ise ka nüüd, et omal ajal sai ju Itaalias lausa rahasaaja Mario Bertelli üle kuulatud kohtuniku juures. Ma viibisin ise selle juures ja siis riigil sai jaks otsa, aga nüüd, kui ma juba peaaegu pensionipõlves ja rohkem vaba aega, et nüüd ma lõpuks käisin ise siis selles ettevõttes ära, kelle arvele Šveitsis laekus see raha, Villa Paradiso, ja veendusin, et see ettevõte on täiesti olemas ja õitseb kenasti. Aga Eesti Vabariigi kodanikud vaatamata sellele, et nad on oma osaluse sinna kandnud, sinna oodatud eriti ei ole. Võib-olla mõned on, aga igal juhul mina, kui ma läksin sinna sisse ja tahtsin retseptsioonist kohvigi juua, siis selle peale öeldi mulle, et members only. Ja siis, kui ma püüdsin uurida, et kuidas ma saaks siis liikmeks, et saab vähemalt kohvigi, siis selle peale anti mulle paberkandjal brošüür, kus olid ainult pildid kehahoolitsustest ja kõik. Nii et ma ei saanudki Villa Paradisos liikmeks ja ei saanud kohvi. Selge. Kuigi sinu osus on ka seal kahtlemata olemas. Nii, aga jutt käib, meie tänase saate põhiteema on siiski natukene teine ja see on Eesti strateegilised plaanid 2035, ehkki see pealkiri natukene eksitab mind vähemalt küll. Seepärast, et Eestil kui selliseid plaane ei ole ja Eesti ka plaane ei tee. Plaane teeb kas plaanikomitee või mingisugune muu organisatsioon, ükskõik kuidas seda nimetatakse, mingi grupp inimesi, mingisugune selleks üles seatud töögrupp või midagi taolist. Olgu pealegi, aga nimetusena lepime, las olla pealegi. Mida nende plaanide kohta alustame kuskilt pihta üldiselt öelda? Plaanid on sisukad, pikad ja huvitavad. Huvitavad, ma tajusin niisugust pisikest irooniat. Ta on see, et kui ikkagi, vaata tänapäeval on moodne Eestis ka rääkida, et kaasame kodanikud juhtimisse.
et tulge ja avaldage arvamust ja kirjutage meile ja tulge osalege ja nii edasi. Et noh, siis vahel üritadki niimoodi teha ja kui sa siis üritad sellesse süveneda, siis seda materjali on nii tohutult palju ja ta on esitatud üsnagi segasel viisil, et nendega tutvuda, see on ikka täiesti omaette töökoht oleks 8 tundi päevas. Et tavakodanikul seda aega ei ole. Kas on siis meelega niisuguseks aetud või mille, mina tutvusin nendega ka päris ja ma püüdsin mingisugust süsteemi nendes leida. Eesmärgi püstitust ei ole tegevustena, igasugused tegevused on need eesmärkidena kirjas, need saavad ainult vahendid olla ja nii edasi, nii edasi. See on üks kohutav segadus ja mulle tundub niimoodi, et need töögrupid, kes on sinna loodud ja kes loomulikult, kes ei tee seda tööd niisama, on seda teinud mingite paberite tootmiste ja mingisuguste linnukeste nimel, konverentsid, sümpoosiumid, kokkutulekud, arutelud ja nii edasi ja nii see aeg kulub. Aga valmis saadi, Andres, see on oluline, et valmis saadi, et see riigi kõige olulisem fundamentaalne strateegia, mis võiks kõige aluseks olla strateegilisel planeerimisel, et seda alustati 2018 Riigikantselei vedamisel ja 2020 oli see valmis. Ja Riigikogu võttis selle strateegia vastu mais 2021, nii et see sai tehtud lõppkokkuvõttes. No vahepeal on ju väga paljud asjad muutunud, asjaolud muutunud, neid ju seal arvestatud ei ole. No kindlasti ei ole seal kõike arvestatud ja me tegelikult natuke hiljem tuleme selle juurde tagasi, et see 2-aastane tohutu massiivne töö, kuhu panustas Riigikantselei andmetel kas 17 000 või ligi 20 000 inimest ja igasugused katusorganisatsioonid ja kes veel ja ka mõni eraisik, mina sealhulgas. Et me tuleme selle juurde hiljem, et millega ei saanudki tol hetkel arvestada, et nii kui see suur töö valmis sai, Eestil on selge siht, kuhu me liigume aastaks 2035, nii üllatas meid COVID, eks ju, ja see lõi kaardid totaalselt sassi, nii et tegelikult praegu peaks kogu selle tööga uuesti otsast peale hakkama. Ja arvestama COVID-i õppitundi. No suures, selle peakski nüüd vaatama üle, et missugused asjad sealt strateegiast kehtivad ja missugused tuleks totaalselt ümber hinnata. Aga probleem kokkuvõttes on selles, et me ei saa ka ümber hinnata, sest paljusid COVID-i mõjusid, näiteks laste psüühikale tänu distantsõppele ja nii edasi, et nende negatiivseid mõjusid me veel ei tea, see selgub alles 5 või 10 aasta pärast. Siinkohal soovitaks inimestele lihtsalt lugeda klassikuid, kas või Klaus Schwabi. Klaus Schwab ei ole niisugune õhust võetud tegelane, vaid ta on Davosi kõige suuremate, rikkamate, edukamate riikide selline mõttekoja juht ja õpetaja. Ja tema on sellest kirjutanud ja tema on sellest täiesti avalikult kirjutanud. Keskklassi kaotamine praegu toimub, jääb see alumine, kes vaadaku, kuidas toime tuleb. Sellele alumisele piisab distantsõppest, sõna-sõnalt on ta niimoodi öelnud, piisab distantsõppest, e-õpikutest ja ongi kõik. Paberõpikud, kord, distsipliin ja vahetu kontaktõpe, see on eliidile, väga vähestele. Ja ta on sellest avalikult rääkinud, see on avalik programm, pole meie asi, kas me sellega nõustame või mitte, igal juhul sinna poole see tüürib ja vaadake, mis reaalsus tegelikult meile pakub, täpselt seda pakubki. Nii, läheme edasi. See oli kurb jah, mis sa rääkisid, aga mis ma tahtsin nüüd öelda selle materjali mahukuse ja raskesti ülesleitavuse kohta oli see, et me oleme tegelikult strateegilisest planeerimisest teinud aastaid tagasi saate, ma arvan, et see oli 3, 4 või 5 aastat tagasi. Ja nii, et see on juba teine kord, kui me sellest strateegilisest planeerimisest riigi tasandil räägime, siis nüüd, kui ma hakkasin selleks saateks uuesti valmistuma, me leidsime, et on raske materjali leida. Materjali on palju, leida raske, materjali on raske aru saada, et muu hulgas ka reedel üritasime siis leida Riigikantselei kodulehelt strateegia 2035 siis
igasuguseid dokumente, sealhulgas ka lõppdokumente ja üllatus, lingid on olemas, need ei tööta. Ja me kirjutasime kohe Riigikantseleile, nad kenasti kohe vastasid ja suunasid meid hoopis teise kohta, avaldasid ise ka imestust, miks need lingid ei tööta. Et loodetavasti nüüd töötavad, nii et kui keegi nüüd otsima hakkab neid, et saab materjalid lihtsamalt kätte kui meie. Aga ma avastasin ka väga toreda asja, mis minule isiklikult teeb mõned asjad palju selgemaks, keerulised probleemid Eestis, on selline üllitis nagu Riigikogu toimetised. Ja seal numbris 42 on avaldatud ülevaate artiklid strateegiast Eesti 2035. Et need samad tegijad ehk nende juhid on seal kirjutanud toredad ülevaate artiklid, kriitilised, küllaltki ausad ja neid oli hea lugeda. Et ainukene, mis ma tahtsin öelda siis nende autorite suhtes on see, et kui te viitate millegile, palun ärge kasutage Riigikantselei veebilehe linke, sellepärast need ei tööta. Et mõlema autori puhul nad viitasid kahele Riigikantselei kodulehel oleval materjali, lingid ei töötanud. Ja et kui te viitate asjale, mis on juba seaduseelnõuna Riigikogus, siis viidake pigem Riigikogu kodulehele, et seal lingid säilivad õiged. Et see oli üks mõte, mida edaspidi saab kindlasti paremini teha. Milline su isiklik kogemus nendest aruteludest on jäänud, mis sellega seoses toimusid? Ma isiklikult puutusin selle strateegia väljatöötamisega kokku aastal 2018. Ma juhuslikult nägin mingit nupukest kuskil, mis jäi mulle silma, et riik on hakanud sellist asja välja töötama ja kõiki oodatakse sinna panustama, vabatahtlikult loomulikult. Ja siis ma kohe süvenesin sellesse algsetesse materjalidesse ja kirjutasin kirja, mida ma sellest alustusest arvan Riigikantseleisse, siis strateegiabüroosse. Ja ma tegin kahes osas nagu ettepanekuid. Üks oli see, et Riigikantselei kodulehel oli siis pandud strateegia väljatöötamise juurde pilt, mis pidi meid vist innustama. Ja see pilt kujutas siis rongijuhi vaadet rongiaknast rööbastele. Kuna ma olen ise raudteel töötanud, siis ma tean, et see on väga ohtlik vaade. Sellepärast, et kujutage ise ette, et kui te vaatate päevas 8 tundi ja rohkem 2 paralleelset sirget, et see võib mõjuda teie psüühikale. Ja kusjuures raudteel ma paningi tähele, et inimesed, rongijuhid, kes käisid tervisekontrollis, et meile tuli seal märk, et tuleks saata psühholoogi juurde inimesi, et seal oli probleeme vaimse tervisega natukene ja ma arvan, et siin üks selle põhjustaja on see, et kui sa vaatad ikka terve tööpäeva 2 paralleelset sirget, eks ju, liigud mööda neid veel. Seda nii otseselt kui ka kaudselt. Absoluutselt jah, et strateegia väljakujundamine ei saa olla nii, et me lähme juba mööda 2 kindlat rööbast edasi. Et pigem on see, et me otsimegi teed, kuhu üldse minna. Aga selle pildi järgi nagu tehaks meile selgeks, et me teame juba täpselt, kuhu me läheme. Et ainuke on veel kiirus. Et seda muidugi ei tehtud. Peene gaasiga. Ja, aga nüüd on Riigikantselei need pildid ka ära muutud. Nüüd kujutatakse seal pilti strateegia Eesti 2035, kus keegi on roninud mäe tippu ja juubeldab niimoodi. Mõtlesin, et igal juhul see on parem pilt kui vaade rongijuhi aknast rööbastele. Nüüd edasi ja teine ettepanek, ma nägin, et seal oli toimunud 2 suurt arutelu juba. Üks oli Tallinnas Hiltoni hotellis, teine ma ei mäleta, kus see oli. Uhked kohad. On pealkirjad, kõik arutelu, niisugused memod olid ära toodud, kõiki ma panin ka tähele, et nad kestsid umbes 2 tundi ja pärast seda pakuti lõunasööki. Ja siis ma mõtlesin, et Hiltoni hotellis kogu seltskonnale pakkuda lõunasööki pärast 2 tunnist töötamist, et ma pidevalt kuulen, et riigil ei jätku raha selleks ja siis ma teine ettepanek oligi, et kaaluge palun järgmine kord, et kui toimub mingisugune arutelu. Sa tegid selle ettepaneku? Muidugi ma kirjutasin neile, et võiks teha nii, et kui arutelu on 2 tundi,
et noh, kas pärast seda kallis hotellis tasub pakkuda lõunat osalejatele ja selle nad vastasid, me kaalume teie ettepanekut. Nii, aga ma olin saanud juba nii-öelda inforongile, nad lubasid ka, et nad panevad mind listi, et edaspidi ma saan meilile uudiseid nende toimetamisest, nii see ka oli. Ja järgmine kord siis oli suur mingisugune arutelu, strateegia teemal oli Tallinnas Radissoni hotellis. Ja seal, vabandust, seal ma käisin ja see oli igatpidi minu jaoks väga hariv, oli ka huvitavaid mõtteavaldusi seal. Aga see, mis juhtus vaheajal, palun väga, sööge kõht täis. Et siis ma vaatasin, et tuhkagi minu ettepanekuga ei arvestatud, aga noh, mis siis ikka, et maitsesin isegi head ja paremat ja olid head asjad, ma sain kõhu täis ja ma pärast ise arvestasin, et kui ma oleks pidanud sellised asjad ise ostma, et ma oleks maksnud vähemalt 25 eurot sellest. Noh, toidud olid ikka peened, eks ju, mitte mingid lihtsad. Ja niimoodi ta oli, et ma ise mõtlen ka, et kui riik teeb mingisuguseid lühikesi üritusi, kus tegelikult ju saalis istusid riigiametnikud põhiliselt. Ahaa, muide, aga see on nüüd enne just oli juttu sellest, et 17 000, võib-olla isegi 20 000 inimest on kõik panustanud, aga saalides mugimad olid siis põhiliselt... Ei, nad võtsid arutelust osa, aga kui siis öeldi, et lauad on kaetud, palun sööma, et... Siis riigiametnikud põhiliselt? Ei, absoluutselt, et seal saalis koha peal oli tõsi, oli ka ühenduste ja mille iganes inimesi, kes on ka eraettevõtjad, keda ma isiklikult tunnen, eks ju. Et oli ka neid, aga põhiline mass oli riigiametnikud ja selles mõttes see on... Tähendab, riigiametnikud töötavad ise endale strateegiat välja? Jah, et minu üks lõppjäreldus ongi, et suures osas see strateegia ongi riigiametnike endi strateegia. Et tõsi arvestati ka igasuguste ühenduste arvamustega, nagu mis meil siin on kaubandustööstuskoda kindlasti ja see liit ja see liit ja see liit. Et nendega ka kindlasti arvestati, aga põhimass, kes sealt osalesid, olid riigiametnikud. Ja see on minu arust natukene jama, et need inimesed saavad nagu nii oma töö eest palka. Nüüd nad said ka veel preemiaks tasuta lõuna. Ja noh, miks mitte, aga mõtlen, et siin mõnes kuskil võiks olla kokkuhoiukohad. Et kas... Ja, minul oli hea meel, et ma sain kõhu täis tollel päeval. Parkimise eest ma pidin nagu nii maksma, eks ju. No teistpidi võttis riik selle tagasi muidugi. No, ja, okei. Tõsi küll, mitte riik, aga nüüd siis linn parkimise eest võtab linn tasu. No aga kes selle oleks võinud siis teha, mingi Rainer Nõlvak või võib-olla korraldama või... Meil on see kapatsiteet ju tegelikult olemas. Sellepärast, millest, oleme ausad, millest lähtub ametnik igasuguste strateegiate, taktikate, ükskõik mille välja töötamisel. Kõigepealt ta tagab iseenda ohutuse. Iseenda, noh praegu moesõna on jätkusuutlikkuse. Oma lähikondsete, oma selle ümberkaudsete niisuguse turvatsooni. See on kõige tähtsam, mitte see, kuidas tervikuna see riik või mingi kohalik üksus hakkaks rändama. Ei, see ei tule kõne alla, sellepärast, et see kapatsiteet, vaimne vabandust. No vähemalt senine empiiriline kogemus räägib küll sellest, et see seltskond ei olegi suuteline välja neid töötama, sellepärast, et ma nägin kas või ühte mingit kompetentsimudelit, mida olid, kui ma uurisin, kes need seda välja töötasid, eriti autoriteetsed ja eriti haritud inimesed. Ja kui ma vaatasin, mis asi see välja lõpuks oli töötatud, no see oli 5. klass algkool. Okei, Andres, aga ma vaidleks sulle siinkohal vastu, et riigiametnike hulgas on väga palju väga võimekaid töötajaid ja sealhulgas ka ausaid ja ideelisi inimesi, kes tõesti tahavad, et riigil läks paremini, aga ma siiski kardan ka, et iga riigiametnik on ka eelkõige inimene ja ta mõtleb eelkõige selle peale, et ka temal oleks homme leib laual, ehk ta mõtleb sellele, et tema struktuur ja tema töökoht säiliks eelkõige, see on loomulik. Ja see peab minema peajoonega kokku, sellepärast, et nii pea, kui sa hakkad seal mingisuguseid oma, võib-olla ka suurepäraseid ideid genereerima ja neid valju häälega välja ütlema,
sa muutud tülitaks. Ja avalikus sektorist sind visatakse kohe välja, et siin ei ole küsimustki. Sest see avaliku sektori need tööpakkumised, need on ju, need on teada paraku, kuidas nad käivad. No mitte alati, et mõni läheb seal hästi ka, aga ma olen ise ka viimasel 3 või 4 või 5 aastal üritanud saada tööle, riigitööle, kus ma ei peaks muretsema selle pärast, et kust ma saan kliendi, kas ma saan tööga hakkama ja lõpuks, mida riigiametnik kunagi ei pea muretsema, kas klient arvega ära maksab. Et selles mõttes riigiametis on palju stressivabam töötada, eks ju. Ja ära unusta, vahel ka saad tasuta lõunaid, eks ju. Aga tuleme korra selle juurde tagasi, et kas tõesti võiks strateegilisi plaane koostada keegi teine ja palju efektiivsemalt ja sa mainisid Rainer Nõlvakut ja ma olen ise ka selle peale mõelnud, et miks riik ei võikski teha niimoodi, et Rainer Nõlvak, kes on organiseerinud peaaegu terve maailma puhtaks koristamise tasuta, kusjuures tasuta, eks ju. Ei ole Eesti riigieelarvest sinna märkimisväärselt ressurssi läinud, et võiks temaga läbi rääkida, et kas ta tuleks äkki ja teeks selle asjaga ära ja paneks selle protsessi käima. Meil on need inimesed olemas, kes oleks tegelikult reaalselt võimelised strateegiat tegelikult ka tegema, mis on strateegia, kes teevad vahet, mis on strateegia taktika, oskavad kõigepealt teha inventuuri, mis on, siis oskavad kujundada täpse pildi, mis peaks olema ja mis võiks olla, ehk siis eesmärgid, sihid, suudavad kindlaks määrata ressursid, mille arvel, mille eest, suudavad välja töötada kriteeriumid, mille alusel välja tulnud, ehk siis tulemust hinnata, alternatiivid, kuhu edasi minna. Näiteks, ja ka hinnata tulemust sellisel viisil, et läks halvemini kui ette nähtud, mis siis teha, läks nagu ette nähtud, mis siis teha, aga läks paremini kui ette nähtud, mis siis teha ja nii edasi. Tähendab mingisugust siin nendes dokumentides mitte midagi taolist ei ole olemas. Peale loosungite väidan mina. Andres jälle, et ma natukene vaidlen sulle vastu, et nendes dokumentides on ka väga palju väga ägedaid asju. Ja ikka riigiametnike hulgas on ka väga võimekaid ja asjalikke inimesi. Ma olen sellega nõus, absoluutselt nõus. Aga miks siis nende hääl kuskilt ei kõmise ja välja ei paista? Tegelikult jälle, et kui sa võtad selle Riigikogu toimetised, siis nende 2 eestvedaja artiklid, nad on üsnagi ka kriitilised ja et neid tasub vaadata, et neil endal on ka täiesti kriitiline pilt kogu protsessile, tulemusele on täiesti olemas. Aga veel kord et kui riik kaaluks selliste asjade eestvedajaks hoopis Rainer Nõlvakut või Rainer Nõlvaku tüüpi inimesi, et seal oleks 2 suurt plussi, need asjad teha 3, need asjad tehaks ära. Teiseks, need asjad ei maksaks riigile mitte nii palju, nagu nad praegu maksaksid, aga kõige olulisem on see, et Rainer Nõlvak ja seda tüüpi inimesed, nad suudavad kaasata ka teisi peale riigiametnikke ja seda täiesti tasuta, eks ju. Et olen isegi käinud koristamas, mulle meenub, et see sama Nõlvaku meeskond tegi ka mõttetalgud 2000, ma ei mäleta, 5, 6, 7, võib-olla 10 aastat tagasi. Ja see oligi see, et kus moodustatis vabatahtlikult üle Eesti mõttekojad ja see üritus läks ka suurepäraselt, eks ju. Ma ise läksin... Aga seal oli mingisugune väljund, midagi hakkas pärast seda ka toimima. See ei olnud mõeldud selleks, et tulid kokku, rääkisid ennast tühjaks, sotsiaalsed pinged võeti maha, inimene tundis, et ta on ka nüüd kaasatud, ta on ka nagu milleski osaline. Ja vaid siis hakkas reaalselt midagi toimuma. Ja ei seda küll, et tegelikult olekski hea, et peaks aja võtma ja vaatama, et kas need, mis mõttetalgutel kokku koguti need mõtted, et mis nendest saanud on, et tookord oli küll selge plaan, et kogume kokku üle Eesti küladest ja nii edasi ka head mõtted ja selekteerime nad läbi, esitame kuhugi. Tegelikult oleks nüüd hea vaadata, et kindlasti need esitati, mis nendest saanud on. Aga veel kord, et ma ise ka panustasin, et ma tookord rentisin ise oma raha eest ruumid, ma kutsusin
kvaliteediühingus oli selline vahva klubi nagu ISO klubi. Pakkusin ISO klubi liikmetele välja, tulge kokku ja võtame ka osa ja siis mõtleme välja või sõnastame, mis meie arvates on probleemid ja mis on lahendused ja saadame ka need ära ja seal tuli kaugelt üle 20 inimese, kes võtsid sellest väga agaralt osa ja saatsime tulemused ka siis, kuhu ette oli nähtud ja see kõik toimis, seda on võimalik ka teha teistmoodi kodanikualgatuse korras. Kus millegipärast toimima ei hakka, sellepärast, et kui need strateegiad ja taktikad toimiksid, me ei oleks praegu sellises olukorras, nagu me praegu oleme. Meil oleks olnud alternatiivid, oleks puhvrid, oleks mingisugused sahvrid, oleks mingisugused varud, oleks mingisugused plaanid ja eriolukordades, force majeure, nii, siis teeme niimoodi. Selleks on olemas ju need samad strateegiabürood ja igasugused muud ametnikud, kes peavad seda kõik ette nägema. Et ma olen selles mõttes nõus jah, et see sama energiakriis praegu, et mis toimub, no see on ikka kuradi jama, kui me ei näinud seda riski ette. See on väga suur jama. Sellest räägiti üle 10 aasta sellisel kombel. Tähendab, teil on, mitusada aastat vana on see, et ei maksa vana kaevu kinni ajada enne, kui uus ei tööta, ei ole kontrollitud ja mis on fakt, see funktsioneeriv asi. Alles siis, vabandust, aga praegu on täpselt nii talitatud. Ja siis, kui nende vastutavate funktsionäride suust kuuleb ainult juttu, aga meil on lepingut sa ei pane ahju, lepingut sa ei lase mööda traati edasi-tagasi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Jah, et olen suga nõus, et see on strateegilise planeerimise suur viga. Just nimelt. Et see energiakriisi näide praegu, kuskil on totaalselt mööda sihitud, arutletud või jäetud arutlemata midagi kahe silma vahele. Aga Andres, et pole midagi, et ka praegune strateegia, mis on täiesti värske, vastu võetud, eks ju, Riigikogus. Aga ta ei saa enam töötada, ta on vastu võetud ja nüüd tuleks kiirel korras, kallid sõbrad, olukord on muutunud. Ja. Et sinna ma tahtsingi jõuda, et see strateegia on paraku totaalselt vananenud kohe pärast vastuvõtmist Riigikogus. Ja mõnda asja me sealt et seda mingi väga halva viiruse riski, kuigi neid on ka ajaloos varasemalt olnud, et seda oli raske ette näha, et mis eriti abinõusid, kuidas seda üritati takistada, eks ju, ja mis see majanduses kaasa tõi ja inimeste psüühikas. Aga üks asi veel, mis ma tahtsin ära mainida, et nüüd meil on olemas väga fundamentaalne strateegiline dokument aastani 2035, kuidas tegutseda, missugused on sihid, missugused on põhiväärtused. Nüüd ma vaatasin 2022 riigieelarve seletuskirja ja seal oli ainult 3 viidet sellele strateegiale. See tähendab riigieelarve koostamisel, neid strateegiaid siis tuleb välja, isegi neid, mis olemas on, ei arvestata. Ei, no 3 viidet oli. 3 viidet, aga neid ridu on seal, neid eelarves on ikka nagu rohkem. Neid on tohutult, et seal riigieelarves on 500 seletuskirjas, eks ju, 505 lehekülge. Igasugustele muudele strateegiatele oli tohutult viiteid arengukavadele ja nii edasi ja nii edasi. Aga jah, sellele kõige põhilisemal oli 3 viidet, sealhulgas 1 viide oli ka vale. Aga see on jälle see, et praegu meil õpetatakse koolis 6. klassis juba viitamist, eks ju, ja tohutult keerulisi asju, aga tegelikkus on see, et isegi parlamendi tasemel, et ei suudeta neid asju ohjata, neid viitamisi, nagu me praegu rääkisime artiklitest Riigikogu toimetistes, eks ju, 2 viidet, mis ei tööta. Ja tegelikult riigieelarve seletuskirjas ka, et sinna on tahetud siis kirjutada niimoodi, et strateegia 2035 ja siis peaks olema viide allikale number 62, mis on joone all, eks ju. Aga tegelikkuses trükiti ära niimoodi, et aastaarv siis tuli strateegia aastani 203 562. Et puhas näpuviga, aga mina küll ei julgeks Riigikogule saata ministeeriumi ametnikuna dokumenti, mis ei ole korrektselt toimetatud, üle vaadatud, et seal vigu ei oleks.
aga selline tekst seal on jah praegu. Aga tühja sellest, need pisikesi asju. Ja siis on mul küsimus järgmine, mille nimel need lõunad kõik seal söödud on, kui seda dokumenti, mis siis kõik selle mõttetöö viljana valminud on, kui seda üldse vaja ei ole. Kindlasti ta vaja on, aga selle... Aga kui Rahandusministeerium näiteks sellega ei arvesta, neil on mingisugused oma kriteeriumid. Et see õnnetus selle riigieelarvega, muuseas me oleme ju 10 aastat tagasi teinud saatega riigieelarve teemal, kus me oleme öelnud, et riigieelarve ei ole lihtne, selge ja arusaadav. Toonud seal rida näiteid ka. Eelmine või üleelmine aasta oli esimest korda, kus parlamendi liikmed hakkasid seda sama asja välja ütlema. Me ei saa aru, mis siin riigieelarves kirjas on. Et niimoodi ta on, et need riigieelarved vähe sellele, et nad muudavad metoodikat, kuidas ta kokku panna, sellest ei saada aru, aga jätkuvalt see on ka grammatilisi vigu täis. Et keegi võiks ikkagi enne, kui see kuhugile läheb mõttega üle lugeda, või vähemalt selles osas, et seal trükivigu ei oleks, et see on ikka jama, kui seal on trükipead ka sees. Et nagu austust parlamendi vastu natuke jääb väheseks, et mina küll ma vaataks ikka 3, 4 või 5 korda üle, enne kui ma kirja saadan parlamenti, et seal vigu sees ei oleks. Aga nüüd jälle, et miks me ütleme, et see täiesti värske, fundamentaalne, pikane strateegia on lootusetult juba vananenud, on üks probleem on see jutumärkides tänu COVID-pandeemiale on meil uued probleemid, millega ei osatud arvestada sel hetkel veel. Aga eks ega me praegu ka veel kõiki neid probleeme need alles selguvad, aga üks on juba selge, majanduse põhitõdesid tuleb hakata ümber mõtestama. Ja seda muidugi. Aga veel hullem on see, et me ei tea, kuidas neid... Poliitökonoomiat enam koolides ju ei õpetata, kõrgkoolides täpselt samamoodi. Ja poliitökonoomia muide siiski eliitkoolides, ma mõtlen kõrgkoole, ülikoole, mujal maailmas siiski on. Meil on ammu ära likvideeritud. Tuletame meelde, et poliitökonoomia, kus räägitakse sotsiaalsetest struktuuridest ja tootmis- ja omandisuhetest. Kui see ei ole selge, siis ei ole mõtet üldse mingisugustest formatsioonidest rääkida, riigitüüpidest rääkida ega nii edasi. See toimimise alus, aga meil ei ole seda vaja. Et majanduse põhitõdesid tuleb hakata ümber mõtestama, aga me ei tea veel kuidas, eks ju. Ja siin toome ühe näite on see nii-öelda see tarneahela kriisiõppetund, eks ju. Et mis need majanduse põhitõed tarneahela kriisiõppetunni alusel siis kohe esimesed on, üks on see varude optimeerimine. Kui siiani oli põhitõde see, et varud peavad olema minimaalsed, sest varud tähendavad alati ettevõttele ka kulusid, siis nüüd tuleb see ümber hinnata, et ei ole, kui sa hoiad varud minimaalsed, siis sa võid kõvasti hävida, et nüüd peab uuesti hakkama siis töötama välja mudeleid, kui suured peaks varud olema. Igal juhul mitte minimaalsed, eks ju. Liinjuhtimine, kus aetakse siis kõik niivõrd täpseks sekundi ja millimeetri pealt, et toimida maksimaalselt efektiivselt. See tarneahela kriisi õppetund näitas ka seda, et liinjuhtimisega et enam ei saa millimeetri sekundi pealt arvestada, sest jälle, et kuskil tekib 3-nädalane tarnetõrge tänu sellele, et mingi laev, kusjuures ei ole ainult COVID-i probleem, eks ju, mingi laev on Suessi kanalis risti nädal aega ja terve maailma majandus võib kannatada lõppkokkuvõttes tänu sellele lihtsale asjale. Siis see just in time, eks ju, põhimõte majanduses, et varud ostad endale sisse täpselt siis, kui vaja on, et mitte neid hoida. Varude hoidmine on ka kulu, ka see tuleb ümber hinnata ja nii edasi. Ja meil ei ole suudetud isegi sellest aru saada siiamaani. Juhtimise üks põhitõde on see, igasugune administreerimine on lisakulu. Nüüd ma räägin sellest, mismoodi praegu elektripakette või neid elektrikompensatsioone kavatsetakse. Kas hakatakse maksma või mitte, see on veel selgusetu, aga kavatsetakse. Lisainimesed, lisastruktuurid, mingisugused valemid, mingisugused inimesed. See on administreerimine. Selle asemel teha otse lüke, korraldus sinna, hind niisugune, väljaminekud niisugused, sissetulekud niisugused. Riigi ettevõtetega on tegemist, tuletame meelde, sellepärast eraettevõtlus, palun, ne teevad, mis tahavad. Need on riigi ettevõtted, riigil on need
asjandused kõik käes, need hoovad ja kangid. Ei, selle asemel lisakulu, veel omakorda lisakulu administreerimisele. Ja ma üldse ei imesta, kui see administreerimiskulu on täpselt samasugune, nagu see välja makstav kompensatsioon, kui selleni üldse jõuetakse. Administreerimine läheb igal juhul maksma. Alati administreerimine on ikka kallis. No loomulikult. Kõige lihtsam lahendus, aga kallis ja mitte efektiivne ei pruugi olla. Aga nüüd teine suur õppetund, mis me saime tänu Covidile, on tegelikult see, et see on Euroopa Liidu suur õppetund. Me peame hakkama olulisi asju tootma Euroopas. Meil ei ole vaja midagi toota, meil on Bolt, Volt ja siis IT, kõik. No ja et Bolt ja Volt jagavad ainult ringi. Ja ei tekita tegelikult mitte midagi. Aga see mikrokiibi probleem, et neid peab hakkama tootma Euroopas. Olulisi asju me peame mõtlema sellele, et neid tuleb ka Euroopas toota. Ei saa loota ainult sellele, et me ostame need sisse Aasiast. Teine suur õppetund, mis ei puuduta ainult Pada keeb vaikselt. Hiina tont teab, mis seal üldse saama hakkab. Selleks peab valmis olema. Aga meil võetakse siis alles peast kinni, kui kõik juba juhtunud on. Kui võetakse üldse. Ja nüüd kõige olulisem asi, ma arvan, et ja kõige suurema mõjuga asi on see, et kuidas mõjub distantsõppe laste psüühikale ja mitte ainult laste psüühikale, ka selle lapsevanema psüühikale, kes aitab last kodus õppida. Ja neid tulemusi, ma arvan, et me hakkame saama 5 ja 10 aasta pärast alles, kui me saame aru, missuguseks meie lapsed kasvasid, eks ju, ja mis jäi järgi meie vanematest, kes üritasid lapsi aidata. No kõik need on nüüd lisafaktorid muidugi. Aga nüüd veel kord, et kui me rääkisime sellest teemast, et Eestil on umbes 50 strateegilist arengukava ja katsu siis nendest aru saada. Kohalikul omavalitsusel takka järgi veel. Absoluutselt, need lisaks. Pane veel juurde, need omavahel ei klapi. Jah, et suur abi oleks loomulikult sellest, et lisaks nendele pikkadele tekstidele oleks ka lühike selgitav ilmekas joonis juures. Ja ma panin tähele, et seda nüüd on üritatud teha ka Riigikantseleis, kus on nüüd terve tiim, kes visualiseerib siis. Ja kindlasti nad on väga profid, nad on saanud disaini auhindu, aga kui nüüd mina vaatasin seda sama strateegia Eesti 2035, seda põhijoonist, kus on 3-4 inimest, paar majakest ja tramm, et siis see võib ka rong olla. See võib olla, aga mind ei aidanud see mitte kuidagi. See on rong ja Rail Balticat on mõeldud. Ja ilmselt. Millele ka ei suudeta sisu siiamaani välja. Aga see visualiseerimine ei aidanud mind mitte kuidagi kogu seda suurt ja laia materjali paremini mõista ja lihtsamalt mõista. Aga tahtsin kiita Statistikaametit, et nemad on välja töötanud niisuguse vahva asja, nagu on Tõetamm. Ja me võiks seda korra arvutist vaadata. Ja loomulikult. Ja Tõetamme puhul oli küll nüüd see, et siit ma sain natukene aimu. Missugused strateegiad meil on ja missugused näidikud seal on. Ja seal on need lehed kollased, mis on enam-vähem, punased, mis ei ole läinud, ei liigu ette nähtud suunas ja rohelised, mis on läinud hästi. Ja eesmärgid täidetud, et selles mõttes sellest on suur abivahend. Ja kui me võtame selle paremalt ülemise. Sa mõtled näiteks mingi suvalise lehe, eks? No võtame selle rohelise. No proovime selle rohelise. Nii. See on korruptsiooni tajumine, tõhus riik ja õigusriik. Tõhus riik, no näed, puhtkeeleliselt hea küll. Tõhus riik ja õigusriik, kumb siis? Üks ei välista ju teist. No hakkab pihta. Tõhus ja õiglane. No siis peaks olla tõhus ja õigusriik või tõhus õigusriik lihtsalt. Tõhus riik ja õigusriik. Need on 2 ise asja. No jah, aga siin on see valdkond pandud kokku, tühja sellest. See on keeleline. Aga selle Tõetamme nende lehtede järgi tõesti, et klõpsad siia peale, sa saad aimu, mis näidik on, kus me oleme antud selle korruptsiooni tajumise puhul. Ausalt öeldes mina nüüd
korruptsioon on oluline teema, muidugi No loomulikult on. Aga sellest ma nüüd aru ei saa, et mida siin mõeldud on, et korruptsiooni tajumine 2020 jagatud 75-ga või suhtes 75-le või jah, vot see, et siin võiks veel selgitus juures olla, et mida see 75 siis tähendab. Et isegi kui me siin on all ka väike... ma saan aru, on aastanumber. Jah, et vaata täpsemalt, vaatame täpsemalt, nüüd tuleb ette graafik. Korruptsiooni tajumise indeks. Ja kuidas ta muutunud aastatel 2012 kuni 2020 ikka ei aita mind kuidagi, et ma saan aru, et see on enam-vähem 60-70 juures kogu aeg olnud, aga mida see sisuliselt tähendab? Et siin ma vaidleksin ka jällegi kõva häälega vastu ja kui sules põhjendatult sellepärast, et korruptsiooni tajumine on ülimalt subjektiivne ja ta on subjektiivne ka kultuuriti. Näiteks siin Eestimaal on, see ei ole mingisugune korruptsioon, kui näiteks Majani või see on mu naabrimees ju. Loomulikult ma lähen aitan talle. Kuule, see tegi mulle seda, loomulikult ma teen talle seda. No mis siin siis on? Teine tajub seda korruptsioonina. Kui ma olen veel mingisugune ametiksik, kuule küsitud, kuule mul on vaja sinna lauda detail ära teha ja no loomulikult ma aitan sind, kui sa oled veel oma inimene. Aga kui sa oled seal mingisugune muu inimene, siis sa jäädki seda detailplaneeringut ootama. Jah, ei, ma olen suga täitsa nõus, Andres. Aga see ei ole mingisugune korruptsioon samal ajal. Määratluse järgi on, kuigi üks FBI, sa oled sellega tuttav ka ju. Olen kokku puutunud. No, FBI üks kõrge ametnik ütles niimoodi, et Eesti on korruptsiooni jaoks üldse liiga väike paik. Ja korruptsioon klassikalises mõttes, ei ole siin üldse võimalik, sellepärast, et siin tunnevad kõiki. Mis võib ka õige olla, aga nüüd ongi see, et võib-olla on siin korruptsiooni tajumise all mõeldud ka seda, kuidas riigiorganid tajuvad korruptsiooni, ehk need, kes peaksid korruptsiooniga võitlema. Et siin ma toon, kes meil siis on, eks ju, politsei, kaitsepolitsei, prokuratuur, et kohus kindlasti ja mulle meenub siin korruptsiooni tajumise teema juures üks huvitav juhtum, mis... sellega me kunagi tegelesime, jah. Et oleme huvi tundnud, et see kuulus Tiffany taldriku või kandiku lugu. Omal ajal niisugust võrdlemisi tormi. Tuletame meelde, mis Tiffany taldrik see niisugune on. Et aastal 1996 tollaegne Eesti välisminister sai kingituseks USA presidendilt abikaasalt Hillary Clintonilt, kes käis ametlikul visiidil Eestis, eks ju, Tiffany & Company kandiku, mis on väga kallis ja kandikul oli veel Clintoni allkiri. Juba tol ajal 96. aastal oli meil korruptsioonivastane seadus olemas, mis ütles, et riigiametnik, kui ta saab kingituse, siis ta läheb oma ministeeriumisse või ametkonda, võtab selle arvele ja kui ta tahab seda koju viia, siis ta maksab selle turuhinna ilusti raamatupidamisele oma ministeeriumis ja siis viib selle asja koju endale. Ükskõik millega tegemist on siis? Kõik millega, jah, et siia maani seadus ei tee vahet väärtusel, et kas väärtusest võib-olla 10 euroni kingituse võid koju viia, seadus vahet ei tee, kõik kingitused tuleb... Seadus ei tee vahet? Ei tee, hinnal ei tee vahet, väärtusel ei tee vahet, kõigiga tuleks nii teha, aga välisminister 1996 ei võtnud seda ministeeriumis arvele, selle kohta välisministeerium andis vastuse. Nii, aga mis edasi juhtus? Et keegi ei teadnudki, et selline vahva kandik on siis kodus välisministril. Aga 2016 see välisminister pani selle Kanal 2 heategevuslikul oksjonil müügile ja sellest lõpuks saadi kaugelt üle 10 000 euro. Vot nüüd oleks pidanud olema suur probleem, et kuidas see võimalik oli, et riigiametnik viis sellise väärtusliku kingituse koju, ei võtnud arvele. Sama, mis 10 miljoni protsessi puhul. Täiesti, ma arvan, et see on puhas juhus, aga see on niimoodi. Et siin ei ole mingit seaduspära. Nii, ja huvitaval kombel ei kapo, Keskkriminaalpolitsei ega prokuratuur ei tajunud 2016. Seda näidati igal pool, seda heategevuslikku oksjonit ja seda Tiffany taldrikut. Siiani on internetis leitavad ka lehed, kus uhkelt presenteeritakse isikud seda sama kandikut, eks ju. Keegi ei näinud selles korruptsiooni üldse mitte mingit probleemi.
ja siis mida siis valvas kodanik tegi, tema tajus selles korruptsiooni ja tegi vastava märgukirja Riigikogu korruptsioonivastasele komisjonile. See komisjon tegi vastuskirja arvates, kuna Kandiku pihtapanemine toimus 96. aastal, siis võimalik kuritegu on aegunud. Nii. Tegelikult see niimoodi ei ole, sest see Kandik oli ju ametniku kodus kuni aastani 2016. Et jätkuvalt kasutus. Ja vältav kuritegu, eks ju. Ja selle peale see valvas kodanik tegi ka prokuratuuri avalduse. Prokuratuur keeldus menetlust alustamast formaalsetel põhjustel, mille peale siis valvas kodanik kaebas edasi prokuratuuri otsuse Riigiprokuratuuri ja nüüd Riigiprokuratuur tegi täiesti geniaalse lahenduse. Ta ei arvestanud selle kodaniku kaebusega sel põhjusel, et korruptsioonivastane seadus kaitseb kollektiivseid õigushüvesid. Antud juhul on kaevelnud, aga korruptsioonivastane seadus kaitseb kollektiivseid õigusi. Õigushüvesid, just järelikult eraisik siin kaevelda ei saa. Tähendab, kui eraisik näeb sellist korruptsiooni, siis aga kutsutakse ju samas üles, et kui keegi näeb kuskil mingit korruptsiooni, palun andke teada. Jah, et siin ongi nagu vastuolu, et see Riigiprokuratuur leidis niimoodi, et kodanik siin kaevata ei saa. Siin ei saa. Sest see on, et õigusteooria teeb vahet individuaalsetel õigushüvedel ja kollektiivsetel õigushüvedel ja korruptsioonivastane seadus kaitseb kollektiivseid õigushüvesid. Järelikult indiviid ehk sina või mina, tal ei ole siin midagi kobiseda. Ainuke lahtine asi on see, et kes siis see kollektiiv on, kes saab kaevelda. See saaks ju olla see sama prokuratuur ise, kes algatab menetlust, kaitseb kollektiivset õigushüve. Antud juhtumil seda jälle pandi silmad kinni, formaalselt me ei näe mitte midagi, tehti keeldumine ja ongi, et jälle... Tähendab, ühtedel puhkudel nähakse, et siin on raske ränk riigireetmine toime pandud korruptsioonikuriteo näol. Lemberi korruptsioonikuritegu kehtab siiamaani 9 eurot juukselõikus, 7 aastat käib juba. Tartus on ka, ma tean, et mingisugune menetlus, kus kohalik omavalitsuse töötaja vist jutt on pudelist viinast või konjakist, mis talle toodi kabinetti ja kui see ametnik läks ülemuselt küsima, et mida ma sellega teen, sest ma ei saa jõuga ju seda kodanikuga kaasa saata, siis oli kohe politsei ukse taga ootamas ja alustati kohe menetlust niimoodi, et mulle tundub, et ikkagi see on siis ikkagi valikuline. Mulle tundub ka, et riik või jõuorganid väga valivad, kus nad näevad korruptsiooni ja kus nad mingil juhul ei näe või lausa keelduvad korruptsiooni nägemast, et mulle tundub, et see on niimoodi. Et tegelikult selle Tiffany Kandiku osas on ka see, et okei, 96 pandi tegu toime, 2016 toodi see väärise see välja, müüdi maha. Muuseas saadi ka valimistel kindlasti kuulsust, see kõik käis ju suure meediakara saatel, aga prokuratuur isegi ei kaalunud siin, et kas siin ei võiks olla tegemist rahapesuga. Eelkuritegu on toime pandud. Korruptiivne tegu kingitus jäeti endale. 2016 see müüdi maha. Keegi ei märka, äkki on tegemist rahapesuga. Keegi ei märka. Aga ei ole ka probleemi, las ta olla, et nagu ütleb legendaarne riigiametnik ka, kui keegi toob jälle mingi tema varasema probleemi välja, ütleb, et kõik on korras, lähme edasi. Et siis tegelikult äkki peakski tegema seda, et kuulutama välja amnestia, nii nagu relvade puhul tehakse, eks ju, et politsei annab teada, et kodanikud tooge relvad ära. Tooge selle nädala jooksul, te ei saa karistada. Kellel suurtükk veel on, tooge ära. Jah, mis iganes teil on, tooge ära, et kui toote selle ajavahemiku jooksul, siis ei saa karistada, et äkki peaks tegema ka sellise üleskutse, et riigiametnikud toovad nädala jooksul kõik ebaseaduslikud kingitused, toovad ära ja pääsevad niimoodi karistusest. Me ei tea, missugused rikkused sel juhul. Aga miks ta peab ära tooma, kui pääseb niikuinii? No tegelikult on see, et pääsevad ainult mõned. Mul on näiteks Mailis Repsist puht inimlikult on kahju sellepärast, et mingisugune
mingisugune kohvimasin, no mingisugused lapsed, no kes ei vii, no kogu aeg viiakse ju, no ma ei tea, puht inimlikult, hea küll, võib-olla on olemas paragrahvid ja kõik, ma ei vaidle sellele kõik vastu, aga nüüd see on siis kõige olulisem siin toimuvatest. Nii et ikkagi jälle kuidagimoodi valikuline, et see on, korruptsioon on, siin on 5 lapsed autoga tööle, aga siin pandi 10 000 lihtsalt tuuri, ei ole mitte midagi. No tuleb välja, et nii see on ja midagi ei ole teha, et ärme unusta, et riik on ikkagi malakas ka ja kõigile ei saa malakat anda, sest vastasel juhul rahvas hakkab mässama ja jäävad poliitikud võimust ilma, et selles mõttes on malakal otstarbekas välja vaadata üksik, keda siis malakaga materdada ja teisi mitte materdada, kõik ei saa materdada, kes on mingi jama toime pannud. Näituseks ilmale selle kohta, milleni üks inimese hing võib langeda, kui ta malakat ei karda. Kuidagi niimoodi, parafraseerides muidugi Oskar Lutsu, aga olgu pealegi. Millega me selle strateegia kokku võtame? Tasuks kaaluda ideed, et palkame Rainer Nõlvaku meeskonnaga, et strateegilise planeerimisega edasi minna mõistlikul moel. Nii nagu siin oli kirjas tõhus riik, tõhusa riigi moel. Teeme selle vabatahtlikul alusel. Jah, lõpetame siis vana sõnaga, et kangelasi on vaja seal, kus profid puuduvad. Tore. Suur tänu, Henri Sepp, tulemast ja kohtume taas.